Joosep, tagasihoidlik puusepp, leidis end pea peale pööratud maailmast, kus kõik oli muutunud. Maarja, tema kihlatu, ootas last, mis oli ime. Last, kes polnud tema oma, kuid oli eriline. Segadus, hirm ja kahtlus keerlesid temas. Kuidas see võimalik on? Miks just nemad? Nende pulmapäev oli alles ees, täis ootusi ja lootusi. Siis öövaikuses ilmus Joosepile unes ingel, tuues sõnumi. Ära karda Maarjat oma naiseks võtta, kuulutas ingel rahulikult. Sest laps tema ihus on pühast vaimust, Jumala kingitus. Ingli sõnad ei olnud süüdistavad, vaid lohutavad ja rahustavad. Jumal oli tegutsemas, korraldamas imet, mis muudaks maailma. See laps, Maarja laps, oli Jumala poeg, tõeline ime. Joosep, õiglane mees, kuulas ingli sõnumit ja mõistis. Ta ei toonud Maarjale häbi, vaid kaitses teda. Ta usaldas Jumala plaani, isegi kui see tundus võimatu ja arusaamatu. See laps, pühast vaimust eostatud, oli määratud suurteks tegudeks ja imedeks. Maailma raskus lasus Joosepi õlgadel ja ta tundis selle kaalu igal sammul. Talle usaldati püha missioon, jumalik saladus, mida ta pidi hoidma. Ingli sõnad kajasid tema südames. Ta toob ilmale poja ja sa pead panema talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Jeesus. Võimas nimi, mis tähendas lootust ja lunastust. Ingli sõnum oli selge, see laps oli sajanditevanuse prohveti kuulutuse täitumine, tõeline ime. Tõotatud Messias, see, kes ühendab inimkonna ja Jumala, tuli maailma Maarja kaudu, täites kõik ootused. Joosep, kuigi täis aukartust ja veidi hirmu, võttis oma rolli selles suures loos vastu, olles valmis. Temast saab Jeesuse maine isa, juhendades ja kaitstes teda kogu elu. Koorem oli raske, kuid Joosep teadis, et ta ei ole üksi, sest Jumal oli temaga. Jumal oli temaga igal sammul, andes talle jõudu ja julgust. Joosepi teekond oli täis väljakutseid, kuid ta leidis jõudu oma usust ja pühendumusest. Jumal kinnitas talle, et ta on valitud selleks ülesandeks, ja Joosep uskus seda. Sajandeid varem oli prohvet Jesaja kirjutanud imepärasest sünnist, mis muudab maailma. Seepärast annab issand ise teile tunnustähe, neitsi jääb lapse ootele, toob ilmale poja ja paneb talle nimeks Immanuel, mis tähendab Jumal on meiega. Immanuel, Jumal on meiega, igavesti ja alati. Nüüd, kõige tagasihoidlikumas keskkonnas, Petlemma laudas, täitus prohveti ennustus, mis oli oodatud sajandeid. Jeesuse sünd polnud juhuslik. See oli Jumala vankumatu armastuse tipphetk inimkonna vastu. Armastus, mis ületab kõik piirid. Armastus nii sügav, et ta saatis oma ainsa poja ületamatutult diktatud kuristikku, et meid päästa. Jeesus sündinud sõimes oli selle armastuse kehastus, elav tõestus Jumala headusest. Maailm, pimedusse mattunud, oli kogemas uue ajastu koitu, ajastu, mis toob valgust, lootuse, andestuse ja lunastuse ajastut, mis toob rahu. Jeesuse sünd oli valguse majakas, ta tunnistus Jumala lubadusest mitte kunagi hüljata oma loomingut, vaid alati armastada. Jeesus tuli andma meile elu ja elu külluses. Tema sünd tõi maailmale lootuse ja valguse, taastades rahu ja rõõmu meie südameis. See sündmus polnud pelgalt ajalooline hetk, vaid igavene tõotus, et valgus võidab alati pimeduse. Läbi Jeesuse sündimise saame me kogeda jumalikku armastust ja lunastust, mis annab meie eludele uue tähenduse ja eesmärgi. Nii nagu karjased, kes kuulsid ingli sõnumit ja nägid päästjat oma silmaga, on meil kõigil võimalus leida lootust ja rõõmu Kristuses. Tema valgus juhatab meid läbi elu raskuste ja toob rahu, mida maailm pakkuda ei suuda. See on sõnum, mis on sama oluline täna, nagu see oli esimesel jõuluööl. Jeesus tuli andma meile elu ja elu külluses. Tema sünd tõi maailmale lootuse ja valguse, taastades rahu ja rõõmu meie südameis. Päästja on sündinud.